Ilusat päeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime tervenemisprotsessist ja vaheetapis olemisest. Kõik need, kes on teinud läbi enesetervenduse protsessi või varjutöö või tegelenud oma sisemaailmaga, on tõenäoliselt kogenud seda seisundit, kus võib-olla oled sa praegu hoopis. See on vahepeal olemine ehk siis kuidagi mingis vahepealses seisundis olemine, sest mõnikord me peame selleks, et jõuda sealt, kus me parasjagu oleme, sinna, kuhu me läheme ja peamegi jõudma, peame olema valmis olema vahepeal, vaheetapis. Ja üks taastumise raskemaid osi ongi vanast ja tuttavast lahti laskmine ning sellest, mida me ei taha ja valmisolek seista sisuliselt nagu kuristiku äärel, teadmata, mis saab edasi. See võib kehtida ka tunnete kohta. Võisime olla haiget saanud, täis viha. Mõnes mõttes võivad need tunded olla muutunud ka hästi mugavalt tuttavaks. Aga kui lõpuks seisame oma leinaga silmitsi kõige selle mõttes, mida me oleme läbi kogenud ja sellest loobume, võimegi mõnda aega tunda ennast tühjana. Oleme valu ja sellise rahulikkuse ning aktsepteerimise rõõmu vahepealses seisundis tegelikult. Et kus ühel pool on see valu, teisel pool on rõõm, armastus, aktsepteerimine, heaolu, seal vahepeal. Ja see vahepeal olemine võib kehtida ka suhete kohta. Uueks ettevalmistamiseks, selleks, et ette valmistada uude suhtesse minekut, me peame kõigepealt vanast lahti laskma. Ja see võib olla hirmutav, eriti need, kes on suhtesõltlased. Me võime mõnda aega tunda end tühjana ja eksinuna. Võime tunda ennast täielikult üksikuna, mõeldes, mis meil viga on. Ja sest me ei julge lahti lasta sellest linnukesest käes, teades, et meie ees ei ole veel midagi uut. Ja see vahepeal olemine võib kehtida paljudes eluvaldkondades ja kogu selles sellises varjutöö protsessis või endasse vaatamise protsessis. Me võime olla töö, karjääri, kodu või eesmärkide vahepealses seisundis. Me võime olla käitumisviiside vahepealses seisundis, kuna laseme vanast lahti ja pole kindlad, millega me peaksime seda asendama. See võib kehtida käitumisviiside kohta, mis on meid siiani terve elu kaitsnud ja hästi teeninud, näiteks hoolimine ja kontrollimine. Ja vahepealses seisundis olles võime kogeda mitmesuguseid tundeid. Võime kogeda leinahooge sellepärast, millest oleme lahti lasknud või kaotanud ning ärevuse, hirmu ja kartuse tundeid eesootava ees. Ja need on vahepealse aja normaalsed tunded tegelikult. Aktsepteerige neid, tundke neid, vabastage need. Sest vahepeal olemine tegelikult ei ole väga lõbus, ma võin öelda isiklikust kogemusest, aga see on väga vajalik. Aga tea, et see ei kesta igavesti. Võib tunduda, et seisame paigal, aga tegelikult ei seisa. Me seisame lihtsalt vahepealses kohas. Ja siit me saame edasi minna. See ei ole sihtkoht. Me liigume edasi, isegi kui me oleme vahepealses seisundis. Ja täna see on soovitus sulle, kui sa oled selles seisundis, selles kohas. Aktsepteeri seda, kus sa oled. Sest see on ideaalne koht sinu jaoks praegusel hetkel. Sa oled täpselt seal, kus sa pead olema. Mis siis, et see on kuskil vahepeal. Ja usalda ja usu, et ühel hetkel saab see mööda. Ilusat päeva. Kohtumiseni.